Kaifu. Da. Nii, ja nüüd mõnus. Jah. Venemaa ründas just NATO riiki ja seekord polnud tegemist lihtsalt eksinud droonidega. See oli Vene KH-101, üks Venemaa kõige arenenumaid tiibrakette. See tähendab, et võimalus, et see oli õnnetus, on väga väike. Nüüd tuleb osa, mida peaaegu keegi ei osanud ette näha. Keegi tegelikult nägi seda rünnakut ette juba nädalaid tagasi. Kirjutas selle üksikasjalikult üles enne, kui see üldse juhtus. Selles videos räägimegi, kes see oli ja miks Venemaa rünnakuga edasi läks, kuigi nende plaanid olid juba avalikustatud. Putin lootis, et see rünnak paneb Poola lõpuks paika. Võib-olla Poola lõpetab Ukraina aitamise ja hakkab lõpuks omaenda kaitse pärast muretsema. Selle asemel vallandas ta just selle tulemuse, mida ta kõige rohkem vältida soovis. Ja see on alles esimene plaan, mis ta nässu läks. Sest vaata, Putin saatis Ukrainasse ka mõrtsukate rühma, et isiklik arve klaarida. Ka see missioon ei läinud plaanipäraselt. Ausalt öeldes kõik, mida Putin praegu puudutab, muutub läbi kukkumiseks. Krimm laguneb koost. Vene laod kaovad sellise kiirusega, et ma pidin ise numbreid üle kontrollima. Ja Venemaal inimesed ei piirdu enam lihtsalt kurtmisega. Nad ütlevad nüüd otse-eetris asju, mis oleksid veel aasta tagasi olnud mõeldamatud. Nagu te teate, minu nimi on Sam ja te vaatate Business Basicsit. Hakkame siis pihta, alustades selle nädala suurimast uudisest. Venemaa ründas NATO riiki. Vene tiibrakett jätab Poola territooriumile kraatri, umbes 60 miili kaugusele Ukraina piirist. Ja ametlikus keeles nimetati seda rünnakut vähemalt esialgu järjekordseks näiteks Venemaa hoolimatutest tegudest. Aga kas see oli tõesti hoolimatu? Sest umbes kuu aega tagasi avaldasid USA luureraporti, milles öeldi, et midagi sellist on tulemas. See juhtus juuli alguses, vaadake ise. USA hoiatas, et Venemaa plaanib rünnakut Poola vastu, et testida NATO otsustavust. Ja see hoiatus anti tegelikult Poola presidendile otse üle Ameerika luure poolt eelmise kuu alguses. Ja seal oli palju detaile. Enne kui ma detailidesse laskun, tuletan meelde, et me oleme seda olukorda varem näinud. Juba 2022 aastal ja tegelikult isegi 2021 aastal. Ütles USA luure Ukrainale ja Euroopale, et Putin plaanib täiemahulist sissetungi. Vene komandöörid ise tegelikult sel hetkel seda ei teadnud, aga USA luure teadis. See on peaaegu nagu nad suudaksid Putini mõtteid lugeda või tema kirju lugeda. Neil oli keegi väga tema lähedal, kes andis neile kogu info edasi. Aga probleem oli selles, et Iraagi sõja ja kõige eelneva tõttu mõned suured liitlased nagu Saksamaa lihtsalt ei uskunud seda, mida USA üritas Euroopale rääkida. Nad arvasid tegelikult, et see on mingi Ameerika trikk ja ka Ukraina ei uskunud seda täielikult, kuid kahjuks teame tagantjärele, et see polnud trikk. Putin tungis tõesti Ukrainasse ja see sissetung kestab siiani. Õnneks, kuna Euroopa liitlased ja Ukraina olid kõhkleval seisukohal, oli Ukraina tegelikult vähem valmis, kui ta oleks võinud olla. Lihtsalt sellepärast, et hoiatusi ei usutud. Ja tead mis? Selle kuu alguses USA luure tabas täpselt naelapea pihta. Lubage mul teile seda raportit näidata, mis avaldati. Luureandmete kohaselt kaalub Venemaa mitmeid provokatsioonistsenaariume Poola vastu. Üks neist oleks juhuslik droonirünnak kriitilisele taristule. Midagi sellist nagu elektrijaam, midagi, mis on väga oluline. Teine stsenaarium oleks õhurünnak, mille eesmärk on aktiveerida Poola õhutõrje piiri lähedal. Ja siis on selles raportis kõige äärmuslikum stsenaarium, mis hõlmaks sõna otseses mõttes hübriidrünnakut piiriäärses piirkonnas. Selles stsenaariumis ületaksid Vene väed Poola territooriumi piiri. See versioon oleks midagi sellist, et Venemaa teeskleb nagu kukuks üks nende kopteritest või hävitajatest Poola territooriumil alla GPS-i rikke tõttu. Teate küll, lihtsalt süütu eksitus. Siis käivitatakse päästeoperatsioon ja Vene väed ületavad piiri, et oma mehed välja tuua. Aga nad ei lahku tegelikult kunagi. Nad jäävadki Poola territooriumi okupeerima. Ma tean, et see kõlab natuke nagu ulmemaailm, aga pidage meeles, see on see sama riik, kes tõesti uskus, et nad vallutavad Ukraina 3 päevaga. Ja lisaks sellele, see on muidugi lihtsalt Venemaa ajurünnak selle üle, mida nad võiksid teha. Ja see on nagu kõige hullumeelsem idee, mis neil oli. Selle stsenaariumi idee oleks, et USA või teised NATO liitlased takistaksid Poolal oma territooriumil Vene vägede pihta vastu tulistamast. Ja siis Venemaa alustaks läbirääkimisi NATO ja Ameerika Ühendriikidega ning nad leiaksid mingi kokkuleppe, mille alusel Vene väed lahkuksid NATO territooriumilt. Ja nendes läbirääkimistes oleks üks Venemaa nõudmine üsna lihtne. Nad tahavad, et lääneriigid lõpetaksid oma sõjalise toetuse Ukrainale.
kui kõik nõustuvad, tõmbab Venemaa oma väed välja ja saab, mida tahab. Lääne abi Ukrainale lõpeb. Nagu ma ütlesin, kõlab nagu muinasjutt. Loomulikult on sellel ideel ka mõned augud. Esimene neist on see, et Venemaa ei saa endale praegu lubada täiemahulist sõda NATOga. Sest nagu te teate, on Vene väed üsna hõivatud 3-päevase erioperatsiooniga, millest Putin eriti rääkida ei taha. Nüüd, loomulikult Venemaa arvates oleks selle olukorra parim stsenaarium see, et nad õõnestavad Poola suveräänsust ja panevad NATO välja nägema nagu pabertiiger. Ja lõpuks kõige olulisem osa. Katkestada lääne toetus Ukrainale. Ja seda kõike tehakse ilma, et vallanduks tavaline sõda, kus Venemaa peaks saatma rohkem vägesid või varustust. Nüüd, loomulikult, nii et pärast seda, kui me oleme läbi käinud selle, kuidas Venemaa saab kõik, mida ta tahab, ilma tavapärase sõjata, siis see on see, millesse me läheme, eks. Nüüd loomulikult, see on Vene plaan. NATO-lt küsiti selle kohta ja nad nimetasid tegelikult 2 konkreetset linna, Vene linna, mida nad sihikule võtavad. Enne kui me läheme NATO vastuse juurde, mõtleme, miks Venemaa valib Poola? Miks mitte valida mõni teine riik, näiteks Balti riik, eks? Noh, siin peame vaatama tagasi sellele, mis praegu toimub Poola ja Ukraina vahel. Nende 2 riigi suhted on palju nõrgemad kui aasta tagasi ja see viib tagasi sündmuseni, mis juhtus 1943 aastal. Näete, just hiljuti Zelenskõi nimetas ühe Ukraina sõjaväeüksuse Ukraina rahvuslase järgi, kes võitles Teise maailmasõja ajal Nõukogude Liidu vastu. Selle mehe nimi on Bandera ja ta tahtis iseseisvat Ukraina riiki ning võitles selle nimel väga tugevalt Nõukogude vastu. Nii et Ukrainas on ta väga hinnatud, kuid sama mees on seotud ka etniliste poolakate massimõrvadega 1943 aastal. Poola jaoks on see tegelikult väga sügav ajalooline trauma. Nii et kui Zelenskõi nimetas üksuse kellegi järgi, keda Poola nii väga vihkab ja Ukraina nii väga armastab, sellest sai lõhestav teema nende 2 riigi vahel. Ja Venemaa nägi seda lõhet ning loodab sinna kiilu lüüa ja olukorda veelgi hullemaks teha. Ja just sellepärast sihtis Vene plaan Poolat. Ja parim stsenaarium oleks see, et Moskva saab kõik, mida tahab, kuid kahjuks Putini jaoks on NATOl sellele plaanile oma vastus. Ja NATO komanderi sõnul, kui Venemaa alustab otseseid provokatsioone, siis NATO vastab sellele. Ja siin on 2 linna, mida NATO kavatseb sihikule võtta. Esimene neist on muidugi sõjalised löögid Kaliningradis või võivad nad sihtida Venemaa mereväebaase Peterburis. Seega on selge, et NATO ütleb väga avalikult, hei, kui te proovite midagi sellist, see ei lähe nii, nagu te loodate, et see läheb. See läheb Venemaa jaoks äärmiselt halvasti. Nii et küsimus on, miks Putin ikkagi otsustaks Poolale raketilöögi anda, kui ta juba teadis, et tema plaan on avalikuks tulnud? Ja kui ta teadis, et NATO ei reageeri nii, nagu ta tahab? See kõik viib meid viimase rünnakuni. Vaid 6 aega pärast selle raporti avaldamist, Vene tiibrakett ületas ikkagi Poola territooriumi. See maandus Poola küla lähedal ja tekitas 10 meetri sügavuse kraatri. Ja sellel videol on näha, et rakett kukkus tegelikult üsna majade lähedale. Seal elavad inimesed. Õnneks ei saanud selles rünnakus keegi viga ja rakett maandus lihtsalt tühjale põllule. Aga natuke siia, natuke sinna ja me räägime juba ohvritest või isegi hukkunutest NATO riigis Vene raketi tõttu. Ja tead mis veel? Poola valitsus ei käsitle seda kui mingit juhuslikku viga. Nad suhtuvad sellesse kui Venemaa suurema plaani esimesse sammu. Valitsuse julgeolekukeskus kutsub nüüd kodanikke üles valmistuma uuteks rünnakuteks, pakkima hädaolukorra kotte, leidma üles lähimad varjendid ja alla laadima ametlikud ohutusjuhised. Ja tead mis veel? Kui sa mõtled sellele loogiliselt, siis on üsna tõenäoline, et peagi tuleb veel rünnakuid. Mõtle ise, vaata lihtsalt mustrit. Kõigepealt Venemaa lasi välja mõned juhuslikud droonid ja siis tulid raketid ning Ukrainal pole olnud tugevat vastust. Nii et Venemaa jätkab eskalatsiooni seni, kuni nad saavad aru, kus on punane joon. Ja muidugi, ma ei ütle, et NATO vastus peaks tähendama Venemaa ründamist. See võib olla midagi puhtalt kaitsvat, kuid annab siiski Venemaale märku, et NATO ei karda vastasseisu. Siin on üks näide teistelt YouTube'i tegijatelt. NATO võiks välja kuulutada kaitselise lennukeelutsooni, mida jõustavad NATO hävitajad ja NATO raketid. Põhimõtteliselt öeldakse, et hei, Ukraina loal tulistame alla kõik, mis jõuab Lääne-Ukrainasse, sest see on juba natuke liiga lähedal meie enda piiridele. Ja see oleks piisav signaal Venemaale ning piisavalt piinlik Putinile, et Venemaa lõpetaks selliste asjade proovimise. Nüüd õnneks meie kõigi jaoks, isegi ilma NATO vastuseta, Putini Poola plaan pöördub juba tema enda vastu. Vaadake ise. Tuletage meelde, kogu selle Venemaa plaani mõte on hirmutada Poolat, et ta lõpetaks Ukraina toetamist. Ja mis te arvate, mida Poola pärast seda raketirünnakut teeb? Poola kaalub nüüd Ukrainale täiendavate Patriot rakettide andmist pärast seda, kui Vene rakett Poola territooriumile kukkus.
täpselt vastupidine sellele, mida Kreml lootis. Nüüd võiksime lasta kõlada Curb Your Enthusiasm muusikal, et näidata Putinile, kuidas asjad tegelikult lähevad. Kahjuks väikese Vladimiri jaoks pole see aga ainus plaan, mis sel nädalal läbi kukkus. Siin on see, millest ma räägin. Nagu te teate, on Ukraina sellest sõjast alates siikindlalt sihtinud Vene kindraleid, ametnikke ja ohvitsere, kes on Ukrainas sõjakuritegusid toime pannud. Mõned neist kindralitest on hukkunud vaid mõne miili kaugusel Kremlist. Nad pole isegi Venemaa pealinnas turvalised. Nüüd, loomulikult, kõige selle tõttu tahtis Putin kättemaksu. Nii saatis ta kellegi Ukrainasse, et kõrvaldada üks Ukraina komandör. Kuid asjad ei läinud nii, nagu ta lootis. Zelenski kinnitas hiljuti, et Harkivi komandöri Ihor Obilenski vastu tehti atentaadikatse. Ründaja ja tema kaasosaline on kinni peetud. Menetlustoimingud jätkuvad. Nüüd, ma uurisin seda atentaadikatset ja see oli väga napikas. Las ma näitan teile, mida ma mõtlen. Meil on tegelikult olemas kaadrid mehest, kes selle katse läbi viis ja ta on tegelikult ukrainlane. Vene kuraatorid lähenesid talle, teeseldes, et nad on SBU ehk siis Ukraina julgeolekuteenistused ja ütlesid talle, et see komandör, keda ta sihtis, oli tegelikult Ukraina reetur, kes tuli kõrvaldada. Nii et see mees uskus oma Vene kuraatorit ja läks selle komandöri juurde ning pani talle relva selga. Nüüd, õnneks kriigi jaoks relv tõrkus, isegi selle mehe jaoks, kes relva hoidis, sest ta tõesti uskus, et aitab Ukrainat, kuigi tegelikult ta seda ei teinud. Nii et õnneks relv ei teinud pauku. Ja üllatuslikult ei õnnestunud Putinil taas. Ja tundub, et sellest on saamas omamoodi trend. Kõik, mida Putin proovib, ei lähe plaanipäraselt. Ja seda hakkavad taipama ka venelased Venemaal. Nüüd kutsuvad nii Vene propagandistid kui ka tavalised Vene kodanikud ametnikke lihtsalt tagasi astuma ja riigist lahkuma. Nad tahavad, et keegi teine riiki juhiks, et nad saaksid välja sellest segadusest, mille kõik need eliidid on tekitanud. Selleni jõuame kohe varsti, aga enne seda ma tahan teile näidata seda pealkirja, mis mind tõesti vihastas. Vaadake ise, see on tõeliselt pettumust valmistav. Nüüd natuke tausta. Sellest oleme varasemates videotes juba rääkinud, aga Iraan on saatnud droonide komponente Venemaale juba väga pikka aega. Ja alles hiljuti oli kaubalaev, mis vedas neid komponente üle Kaspia mere Venemaa poole. Ja kujutage ette, Ukraina sai teada, et see laev smugeldab relvi Venemaale ning nad võtsid laeva maha. Nad ründasid seda laeva. Ukraina vaatenurgast tegid nad seda selleks, et päästa ukrainlaste elusid. Sest kui Venemaa saab need komponendid, nad teevad sellest drooni ja saadavad selle Ukraina korterelamuid, kaubanduskeskusi või mida iganes Venemaa ründama. Ja kujutage ette, mida ütleb New York Timesi pealkiri. Vaadake ise. Ja muide, see pole ainult New York Times. Paljud teisedki peavoolumeedia väljaanded avaldasid sarnaseid pealkirju. Vaadake ise. Ukraina rünnak Iraani laevadele näitab, kuidas kaks sõda võivad eskaleeruda. Ja nad nimetavad seda 3. maailmasõja alguseks, sest Ukraina võttis maha laeva, mis toimetas relvi Venemaale. Mõnikord näen selliseid pealkirju ja saan aru, et need inimesed ei jälgi sama sõda, mida meie sinuga jälgime. Mõtle, mis on selles sõjas juhtunud pärast seda, kui Putin alustas oma 3-päevast erioperatsiooni. Põhja-Korea väed saadeti Euroopasse, et võidelda Venemaa eest Ukraina vastu. Kas see on 3. maailmasõda või ei ole see 3. maailmasõda? Ja mõtle veel, Iraan on esimesest päevast alates saatnud Shahed-droone, nad on saatnud Venemaale rakette. Nad saatsid isegi Iraani insenere Venemaale, et nad saaksid ehitada tehaseid, mida Venemaa saab kasutada rohkemate Shahed-droonide tootmiseks. Ja loomulikult lisaks kõigele sellele on Hiina aidanud Venemaal sanktsioonidest kõrvale hiilida, et nad saaksid jätkata sõda Euroopa riigi vastu. Kas see kõik ei kõla nagu 3. maailmasõda või räägitakse sellest alles siis, kui Ukraina tabab ühte Iraani sõjalist kaubalaeva ja äkitselt arutavad kõik, kuidas end kaitsev riik võib alustada 3. maailmasõda? Ja just sellepärast teeme me siin seda, mida me teeme. Sest vahel tundub, kui lugeda peavoolumeediat, et nemad ei vaata seda sõda samast vaatenurgast nagu mina ja nagu teiegi. Ja just sellepärast teeme me siin seda, mida me teeme. Sest vahel tundub peavoolumeediat lugedes, et nemad ei jälgi seda sama sõda, mida sina ja mina jälgime. Ja sellepärast, kui sa pole veel tellinud, vajuta kindlasti allolevale tellimisnupule. Sest usu või mitte, New York Timesi ja Washington Posti loeb miljoneid ja miljoneid inimesi. Palju rohkem, kui vaatab seda kanalit. Ja need väljaanded ei kajasta Ukraina kaitset korralikult. Mida rohkem te tellite, seda rohkem me kasvame ja nii saame jõuda rohkemate inimesteni ning summutada peavoolumeedia levitatavat propagandat. Ja just sellepärast me lõimegi Basics Insideri. Ma hoian selle lühidana, sest olen kindel, et olete juba väsinud sellest häbitust enesereklaamist. Basics Insider on liikmelisus, millega saate liituda siin YouTube'is, klõpsates allpool oleval liitu nupul või minnes aadressile basicsinsider.com või meie Patreoni, Substacki, kus iganes teile sobib meid toetada. Ja vastutasuks saate te tegelikult midagi tõeliselt väärtuslikku. Iga päev laadime üles eksklusiivseid videoid, mida me ei saa siin YouTube'is avaldada, sest YouTube sõltub reklaamijatest. Ja on teatud asju, millest reklaamijad ei taha, et me räägiksime. Näiteks, mis toimub rindel,
täpselt, mis toimub, kuidas ukrainlased võitlevad, kuidas ukrainlased end kaitsevad. Aga see on sõja reaalsus ja me tahame sellest rääkida. Me tahame kutsuda kogenud veterane nagu Chuck Farr, et täpselt selgitada, mis toimub ja kui palju me sellest õppida saame. Seepärast lõimegi selle liikmelisuse, kus me saame avaldada mida iganes tahame, ilma et peaksime muretsema, kas mõni reklaamija hakkab, tead küll, piirama meie videot või tegema nii, et te ei leia seda üles. Kui soovite seda toetada ja saada ligipääsu eksklusiivsele sisule, saate seda teha kohe, klõpsates liitumisnupul või minnes SpaceX Insiderisse või meie Patreonisse või Substacki. Kõik lingid on allpool. Ja nüüd räägime sellest, miks venelased pöörduvad oma enda valitsuse vastu. Vaatame need klipid üle, mida ma lubasin. Kõigepealt on meil üks Kremli propagandist, kes ütleb avalikult, et kuulge, kas Venemaa peaminister plaanib riigipööret, et asendada Putin ja päästa riik. Sellest räägitakse Venemaa saadetes. Kuulake. Jutt käib sellest, kuidas meil olukorda pingestatakse. See räägib sellest, kuidas kogu ühiskonnas pingeid üles köetakse. Ma ei saa aru. Ausalt öeldes ma jälgin ja ma lihtsalt ei saa millestki aru. Poisid, kas te üritate stabiilsust säilitada või püüate inimesi võimalikult vihaseks ajada? Nii et mis see siis on? Kas riigipööre on juba käimas või mitte? Hüpoteetiliselt oletame, et on selline. On olemas versioon, mida mõned inimesed väidavad, et Kirienko valmistab ette riigipööret. Igal hetkel nüüd tulevad tema ja tema meeskond, tema inimesed mängu ja kõik läheb hurraa. Ma ei saa aru. Kas ta plaanib üle võtta maha põlenud tühermaa? Kas ta plaanib tulla olukorda, kus valitseb täielik kaos ja seadusetus? Võib-olla olen ma naiivne ja mitte piisavalt teadlik. Ma olen keemiaõpetaja, mitte ajaloolane, aga see lugu kõlab minu jaoks täiesti naeruväärselt. Minu jaoks on see täiesti jabur lugu. Ja mäletage, mida ma selle video alguses ütlesin. Mõned venelased kutsuvad ametnikke lihtsalt tagasi astuma ja riigist lahkuma. Ja teised räägivad lausa bolševike stiilis hukkamistest nende inimeste jaoks, kes, teate küll, rikuvad riiki. Just seal ongi praegu Vene infoväli. Ja siis on meil Wildberrisi müüja, kes räägib sellest, kuidas tavalised inimesed vaevlevad, aga Vene eliit ja ametnikud naudivad elu, hoolimata sellest, et teevad kohutavaid otsuseid, mis lihtsalt rikuvad riiki. Kuulake ja siis räägime viimastest rünnakutest. Viimased rünnakud Vene ladude vastu, mille Ukraina on viimastel päevadel läbi viinud. Siin on klipp. Sellest on saamas üsna sünge traditsioon. Alustada päeva uudisega, et järjekordne Wildberrisi ladu on hävitatud. Praegu pole bensa. Eile põles Kaasan. See on juba 8. või 9. ladu. Juba ligi pool Wildberrisi kogu logistikast. Hävitati viimase 1,5 nädala jooksul. Tõeliselt kohutav on see, et inimesed said füüsiliselt viga. Oli ohvreid. Ettevõtete omanikud on kandnud suuri rahalisi kahjusid. See on probleem ka Wildberrisi enda jaoks. See mõjutab väga paljusid inimesi, sest on neid, kes tagavad tarneahelate toimimise. Mõned inimesed toodavad kaupu. Teised transpordivad ja toimetavad kõik kohale. Ja mõned annavad tellimusi välja väljastuspunktides, sealhulgas need, kellele väljastuspunktid kuuluvad. See on tohutu hulk töökohti. Ja tundub, et see trend ei peatu niipea. Pigem vastupidi, see läheb ainult hullemaks. Selle neetud katastroofi ulatus ja tekitatud kahju on nii hirmutavad, kui ka vihale ajavad. Isegi Basseini elus mitte see toimub kunagi. praegu. Ja meie oleme need, kes peavad selle läbi elama. Sellel on omad põhjused. Ja need, kes selle kokkuvarisemise eest vastutavad, tunnevad selle tagajärgi palju vähem, kui see veel aktiivselt toimub. Kuurem jääb meile, tavalistele inimestele. Tunnevad seda ise, jättes selle meile. Viimase 2 päeva jooksul on Ukraina droonid tabanud Venemaal veel 2 logistikalaod. See teeb kokku 18 ladu, vaid 13 päevaga. Need laod aitavad toita sõjamasinat, mille Putin on üles ehitanud. Ja nüüd see kütus sõna otseses mõttes põleb. Muide, eelmises videos küsisin ma, miks need hooned põlevad nii tugevat. Kui vaadata mõnda neist videotest, siis tundub, et seal tõesti põleb kõvasti. Ja ma sain oma vastuse kommentaaridest. Täpselt nagu Amazon, Wildberries kasutab paberkarpe, et tarnida kõike, mida keegi ostab. Ja need paberkarbiid on põhimõtteliselt nagu kütus tulele. Kui tuli on juba alguse saanud, siis paberkarbiid lihtsalt põlevad edasi. Ja kogu hoone hävib vaid mõne drooni tõttu. Tegelikult on meil üks klipp. Vaadake seda Volgogradi ladu, mida tabati vaid 2 päeva tagasi. Ja selline näeb välja olukord pärast seda, kui tuli on kustutatud. Ja loomulikult, kui ladu põleb, ei ole venelased sellega rahul. Mõtle ise, kui sa oled venelane või lihtsalt tavaline inimene, eks.
ei pea isegi Venemaal olema. Ja sa avad oma maja akna ning näed, kuidas su linn sõna otseses mõttes põleb. Loomulikult ei ole sa sellega rahul. Vaata seda klippi ühest elanikust, kes on lihtsalt maruvihane selle üle, mida ta näeb. Olukord on hirmus. Ma sain aru. See oli rahe. Kell 5 hommikul, 4:30. Volga põleb maha. Jah, siin on kõik elusad. Oled. Aga nüüd mina. Ma lihtsalt vaatasin katust ja seisin ning jälgisin. Nüüd vaatasin ringi. Seisan katusel. Vaatan seal kauguses. Ja kas see? 5. Suits on ka päris. Massiivne. Praegu filmin siit kõik ülesse. Hästi. Kui te olete seda kanalit juba mõnda aega jälginud, siis te mäletate, et ukrainlastel oli selline mäng Venemaa rafineerimistehastega, kus iga kord, kui Ukraina droonid mõnda rafineerimistehast ründasid, tegid nad bingokaardi, kus nad tõmbasid selle tehase maha. Arva ära, mis nüüd? Nüüd, kui Ukraina on Venemaa rafineerimistööstuse rivist välja löönud, nüüd liiguvad nad edasi Venemaa ladude juurde ja neil on uus mäng, Warehouse Bingo. Vaata, kuidas see välja näeb. Need laod on järjestatud suuruse järgi ja suurim neist on Moskva piirkonna ladu. Seda pole veel tabatud, aga ma olen kindel, et see võetakse varsti ette. Teine suurim asub samas piirkonnas, täielikult hävitatud. 3., 4. hävitatud. 5. on pihta saanud, aga pole veel hävitatud. See on kahjustatud, aga mitte hävitatud. 6. hävitatud. Ja siis näete kõiki teisi. Kokku on 24 suurimast laost, 10 hävitatud ja 3 veel kahjustatud. Vaatame siis, kui kaua läheb aega, et meil oleks bingo. Kokku on droonirünnakud hävitanud üle 15% Valbari laomahust Venemaal. Alates 18. juulist, kui see kampaania algas, vähemalt 8 turuhoonete ladu, mille kogupindala on umbes 860 000 ruutmeetrit. Ma arvan, et see on umbes Monaco suurune või tegelikult isegi 2 korda Monaco suurune pindala, mis on pihta saanud. See moodustab 15,4% ettevõtte kogu laomahust. Vene meedia andmetel on suurimad kaotused Moskva piirkonna ladudes. See on number 2. See on suuruselt teine, mida me just vaatasime. Ja teine asub Rjazani piirkonnas. Lisaks on tulekahjud puhkenud ka teistes rajatistes Peterburis ja okupeeritud Simmerpoles. Siin on kaart, te näete seda kõike ja kui te tähele panete, siis see on põhimõtteliselt Lääne-Venemaa ja see on omamoodi Venemaa geograafia negatiiv. Paljud inimesed Valdav enamus Venemaa inimestest elab riigi lääneosas, kuigi riik ise on tohutult suur. See tähendab, et kõik majanduskeskused, kõik laod, kõik ettevõtted asuvad lääneosas. Seega on Ukrainal lihtsam neile ligi pääseda kui näiteks idapoolsetele piirkondadele. Ja ma ei ütle, et Ida-Venemaal inimesi ei ela, lihtsalt enamik venelasi ja majandus on koondunud lääneossa. Ja sellepärast näete te kõiki neid rünnakuid nii väikesel alal. Siin on üks naljakas meem, mis ilmus Vene sotsiaalmeedias. Mõned venelased räägivad nüüd, et äkki võiks need laod maa alla viia. Ja üks selle idee kommentaaridest ütleb, et võib-olla peab Putin oma punkris natuke ruumi tegema. Nii et teate küll, saaksime seal varusid hoida. Ma kahtlen, et Putin laseb inimesi oma punkrisse, aga just selle üle venelased praegu naeravadki. Lisaks sellele on Venemaalt tulemas veel üks koomiline uudis. Ja siin on vaja natuke rohkem tausta. Te teate küll, kuidas eBay on natuke nagu Amazon. Tegelikult pole see päris nagu Amazon, aga natuke siiski. Venemaal on aga üks teine ettevõtte nimega Ozon, mis on põhimõtteliselt nagu Amazon, nagu Wildberries. See on lihtsalt väiksem, nii et tegemist on väiksema konkurendiga. Ja nüüd maalivad Ozoni laod oma katustele selliseid sõnumeid. Vaadake ise, katusel on kirjas, see ei ole Wildberries, palun lendake minema. Nüüd, oluline punkt siin. Ozon, täpselt nagu Wildberries, teeb samuti koostööd Vene sõjaväega, aidates logistika ja kõige muuga. Ma kahtlen, et see töötab. Olen kindel, et Ukraina droonid ründavad seda ladu mingil hetkel niikuinii. Aga ikkagi on naljakas, et Vene meedia sellest niimoodi räägib. Selliseks on Putini Venemaa muutunud, kus ettevõtted ei looda enam oma valitsusele oma äride kaitsmisel, vaid ütlevad lihtsalt, hei, me ei ole Wildberries, lihtsalt jätkake. Liikuge edasi. Igatahes, tulles tagasi Wildberriesi juurde, tundub, et üks Venemaa suurimaid ettevõtteid soovib riigist lahkuda või vähemalt osa oma tegevusest mujale viia, sest nii on lihtsalt turvalisem.
vaata seda uudist. Vene meedia teatab, et Wildberries otsib kiiresti ladusid Kasahstanis pärast Ukraina droonirünnakuid. Muide, veel üks oluline asi, mida ma hiljuti lugesin, mida ma pean tulevikus käsitlema, on see, et laod. Selle ettevõtte jaoks pole nende asendamine ilmselt keeruline. Suurem probleem saab olema töötajate asendamine. Nagu Amazon, olen kindel, et see ettevõte on Venemaal suur tööandja. Ja praegu on kõiges, mida Putin majanduslikus seisukohas teeb, ka positiivne külg. On see, et Venemaal on töötus olnud väga madal. See on umbes 2%. Ajalooliselt pole see Venemaal nii olnud. Töötus on tavaliselt kõrge. Aga praegu, mõelge ise, 1 miljon inimest võitleb rindel. Tõenäoliselt rohkemgi. 1,6 miljonit on langenud või vigastatud. Ja lisaks sellele lahkus 1 miljon inimest, kui Putin üritas 2022 aastal riiki mobiliseerida. Nii et väga paljud inimesed, eriti need, kes varem töötasid ja olid tööjõu hulgas, on lihtsalt riigist lahkunud. Nii et Venemaal on töötus väga madal ja kui sa oled keegi, kes otsib tööd, siis leiad selle üsna lihtsalt. Nüüd, kui Wildberriesis töötavad inimesed näevad, mis nende ladudega toimub, eks, nad ei saa mõnikord isegi hoiatust. Mõnes neist Venemaal pärit videoklippidest näeme, kuidas töötajad jooksevad ladudest välja, samal ajal kui droonid tabavad neid ladusid. Kus on hoiatusmärgid, et droonid on piirkonnas? Eriti nüüd, kui nad teavad, et Ukrainal on nende ladude vastu kampaania käimas. Ma arvan, et töötajad peaksid mingisuguse ettehoiatuse saama. Kuule, te peaksite evakueeruma. Linna suunduvad droonid, aga nemad ei saa seda infot. Kui sa oled töötaja ühes neist ladudest, siis sa vaatad seda kõike ja mõtled, võib-olla peaksin ma kusagil mujal tööd otsima. Nad hakkavad lahkuma ja see ettevõte satub väga raskesse olukorda, et neid tagasi saada. Eriti arvestades, et ma kahtlen, kas need ettevõtted suudavad palgatasemega konkureerida kaitsetööstuse või kaitsetehastest tööandjatega. Tead, kaitsetööstus maksab Venemaal lihtsalt nii kõrget palka, et on väga raske saada töötajaid tagasi tööle, kus makstakse vähem ja kus risk on tõenäoliselt nüüd ka suurem. Aga igatahes see on midagi, millesse me tulevikus sügavamalt sukeldume. Aga nüüd tahan ma vaadata, kuidas Vene meedia seda kõike kajastab, eriti neid laohoonete rünnakuid. Nii et kuulake nüüd. Täna avaldas Nižni Novgorodi väljaanne arvamusloo selle kohta, kuidas reageerida Ukraina droonirünnakutele Venemaa ladude pihta. Ukraina droonide igapäevased rünnakud kogu Venemaa ja Euroopa osa vastu nõuavad kiiret, otsustavat ja süsteemset vastust. Venemaa kaitseministeeriumi teadete analüüs näitab, et alates 2026 aasta algusest üle 50 Venemaa legiooni on sattunud regulaarsete rünnakute alla, kus õhust ründavad 500–800 droonist koosnevad armeeüksused. Kuid selles õhusõjas on avatud veel üks rinne. Üksteise järel põlevad laod, kus hoitakse tsiviilkaupu veebimüügiks. Näiteks täna, see tähendab eile, sattus rünnaku alla Wildberriesi ladu Ryazani oblastis. See nõuab erilist tähelepanu. Kiievi ulatuslik sõda e-kaubanduse platvormide vastu on ilmselt suunatud riigi tarbijaturu järsule destabiliseerimisele ja inflatsiooni kiirendamisele. Ja lisaks sellele psühholoogiliselt traumeerides märkimisväärset osa elanikkonnast, lõhkudes nende igapäevaelu aluseid, võib-olla isegi tekitades sotsiaalset rahulolematust ja kohalikke rahutusi, mis võivad kuidagi mõjutada eelseisvaid valimisi. Esiteks on vaja kiiresti aidata suurte laokompleksside operaatoritele kaitsta õhurünnakute eest rajatisi, mis on oma suuruse, avatuse ja ligipääsetavuse tõttu täiesti haavatavad. Laodel on siiski ka üks eelis. Nende lamekatuste suur pindala sobib hästi kindlustatud õhutõrjepunktide jaoks, kus saab kasutada vanu häid liivakotte, prožektoreid, suurekaliibrilisi kuulipildujasüsteeme ja kiiretuldavaid õhutõrjekahuleid. Need võivad olla ka droonitõrje droonide ja tugevdatud tulekustutussüsteemide stardipunktideks. Ladude lähenemisteedel, kui kõlab häire, on täiesti võimalik õhku tõsta tõkkeballoone. Võib-olla on aeg luua ja välja koolitada tsiviildroonitõrje vabatahtlikud rühmad. Need on siis järgmised sammud Venemaa elanikkonna jaoks. Esiteks, koolitada vabatahtlikke droonitõrjerühmi. Ja siis öeldakse, vaadake, need mehed on juba välja koolitatud. Miks mitte lihtsalt saata nad rindele? See oleks kiirem, kuna Venemaal on alati rindel vägesid vaja. Eks? Olen kindel, et see juhtubki järgmisena. Nüüd, kui me juba räägime droonidest, on veel üks asi, mida pead nägema. Ukraina haavlipüssidega droonid. Droonid, mis suudavad sõna otseses mõttes tulistada Vene droone alla, kasutades õhus haavlipüsse. Ja taas, see on lühike klipp meie tavapärastest eksklusiivsetest videotest, mida me avaldame Basics Insideri liikmetele. Kui soovid seda regulaarselt vaadata, saad liikmeks hakata kohe klõpsates allooleval liitu nupul, minnes Basics Insiderisse või meie Patreonisse või Substacki. Kõik lingid on allpool olemas. Aga siin on üks klipp. Naudi!
ja nii, et sul on probleem kineetilise mõjuga, kui sa lööd ühe drooni teisega kokku. See on üks ühele vahetus. See ei ole see, tead, lõpuks pole see tõhus. Nii et meil on suurem droon. Peaaegu igal juhul on Ukraina drooni, mis kannab seda haavlipüssi, veidi suurem kui droon, mida ta tabab. Näed, need kõik on 4 krootoriga droonid. Nad alustasid sõna otseses mõttes 2 toruga haavlipüssidega nagu Elmer Fatt. Nii et sul on 2 lasku, üks ühest torust ja teine teisest torust. Aga nad on suutnud lühendada poolautomaatseid haavlipüsse, nagu Remington 1100. Ja tead, iga kord, kui päästikut vajutad, lendab padrun välja. Tavaliselt 6 tükki. Sa saad salve pikendada 8-ni, aga ma arvan, et see on tõenäoliselt 6. Aga tead, ja sa ei kasuta isegi mitte jämehaavlit, vaid kasutad linnuhaavleid, sest sa ei pea teise tüübi drooni sisse suurt auku tegema, et sellest lendav kunstiteos teha. See on päris lahe. See oli meredroon. Jah, just nii. See on mehitamata pinnalaevade areng, tehnoloogia, mille Ukraina täiustas. Nad suudavad nüüd sageli toimetada alamoona, kuid antud juhul toimetavad nad teisi droone. Nagu näha, on see asi avastatud. See toimub päevavalges. Nägite, kuidas Vene droon sellest napilt mööda läks. Ja siin on lähenev droon ja pauk. Ma ei tea, mis see sihtmärk oli. Aga tundub, et see põleb päris korralikult. Ja nii näedki neid pikemaid tulejooni. See viitab minu meelest sellele, et tegemist oli raske kütteõliga. Sest kui see oleks bensiin, siis see kipub korraga üles minema. Kui see on raskem määrdeõli, siis need võib-olla ei põle nii kiiresti, aga liiguvad mööda maad niimoodi. Üks lahe asi selle juures. Nii suutiski Ukraina niimoodi Krimmi õhutõrjet järk-järgult nõrgestada. Nad saatsid ühe neist öösel sisse. See hiilis rannikule, lasi välja 1 või 2 drooni ja need ründasid Vene radareid ja anduri antenne. Ja näed seda suurt masti, mis seal püsti on. See on selleks, et suurendada ulatust, tead küll. Drooni juhtimise ulatust. Nii et see võib tegelikult olla, see mast saab tõstetud, nii et see paigaldab fiiberoptilise kaabli ja hoiab selle vee kohal. Sest see võimaldab droonil mehitamata pinnale javal ringi liikuda. Nii et see ei ole kuskile kimmitatud. Nii et kõik see kraam on päris lahe ja ma võin teile öelda, et USA merevägi arendas selle tehnoloogia välja ja minu ajal kasutati seda peamiselt. Need olid erilised juurdepääsuprogrammid ja seda kasutati enamasti luureks. Aga teate, kas USA mereväel on selliseid asju? Jah, sest nad vaatavad teie kanalit ja panevad selle kirja ning ütlevad, et hei, me peame ka ühe sellise saama. See on päris lahe. Olgu. Ukraina on tabanud 170 kaubalaeva Aasovi merel ja Mustal merel. Aasovi meri on seal üleval. Näete neid 2 tankerilaeva. Ma kirjutasin sellest Key Postis. Louise ja Banda. Louise 1 ja Banda. Ja just nägite tõenäoliselt lennukilt tulistatud kahurituld, et tabada seda drooni. Olgu, see läks mööda, kuid lõpuks katkestas lennuk rünnaku, sest see oli tankerile liiga lähedal. Nii et see oli ilmselt pomm, mida nad üritasid visata, aga see on, tead küll, naeruväärne. Nii et me püüame selle siin teovõimetuks teha. Sa tabad laeva täpselt sinna, kuhu tahad, rooliposti ja niinimetatud tihenduspinna vahele, mis on äärik, mis võimaldab sõugruvil pöörata. Nii et kui sa seal laeva pihta saad, peab see minema dokki remonti. Teine asi on see, et nad ei ürita õli välja lasta, eks? Ja nad ei ürita meeskonnaliikmeid tappa. Nad löövad selle asja rattad alt ära. Ja Ukraina on olnud selles osas erakordne, aga kõik need tankerid on juba rahvusvaheliselt sanktsioneeritud. Teine asi, millele ma osutan, on see, et nad olid ankrus Vene mereväebaasi Novorossijsk lähedal, mis asub idas. Edu, kui oled sisse sõitnud ja teenid umbes $43 miljonit ühe sellise suurusega tankeri lasti pealt, kas sa tõesti ootad, et Vene merevägi tuleb appi ja aitab sind? Seda ei juhtu, mees. Nad ei saa. Nad tahaksid küll, aga nad ei saa. Mulle meeldib natuke meresabotaaži. Tead, sealt ma alustasingi. Need on minu juured.
Need meredroonid on päris lahedad. Venge Mees, tead küll, need suudavad liikuda umbes 40 sõlme. Nad ei pea tihti nii kiiresti liikuma. Need on valmistatud süsinikkiust ja ma kahtlustan, et sellel on ka radarit neeliv värv peal. Ja kui sul on selline platvorm, siis radar ei näe sind, aga mõnikord võid ta näha sinu järeleainetust. Nii et sa liigud aeglasemalt. Nii et need on nende laevade jaoks praktiliselt tuvastamatud. Ja, meil oli, kui ma alles mereväkke astusin, patrullpaat nimega Sea Fox. Ja selle akendel olid siksakid. See oli hall. Ja mida Sea Foxi kohta ei reklaamitud, oli see, et see oli radarile täiesti nähtama. Nad ega nii maininud seda kellelegi. Ja minu ajal oli nii, et meid ei olnud võimalik näha, kui sõitsime umbes 35 sõlmega. Ja see tekitas veesaba, mida radar suutis tuvastada. Nii et see oli vargtehnoloogia programm, mis oli kõigi silme all peidus. Ja huvitaval kombel müüsid nad 5 Sea Foxi patrullpaati iisraellastele. Aga panid neisse metallribad. Nii et need paadid ilmusid tegelikult radaril nähtavale. See oli päris veider trikk. Aga meredroonide puhul siin ma arvan, et me näeme sama tehnoloogiat. Kui palju neid on vaja, et üks neist tankeritest alla võtta? Alla võtta, piisab ühest. Lihtsalt, vau. Tead, sõjalaevas on sul... Tead, lennukikandja on hea näide. Lennukikandjal on 5000 inimest. Sul on 300 jalane hävitaja. Sellel võib olla umbes 200 inimest. Sest keegi peab kõiki sensoreid ja relvi käsitsema ning ülejäänud meeskond on vajalik kahjustuste parandamiseks. Ja tead, sellel kaubalaeval, isegi sellel, mida me praegu vaatame, pole tõenäoliselt isegi 30 meest pardal. Ja tead, nende avariitõrje võimekus on piiratud. See on palju naftat. Jah, on küll, aga tead, mis nad kuulavad? Nad ei ekspordi enam destilaate, nad ei ekspordi enam bensiini ega diislikütust. Nad ei saa seda kätte. Nende varud on 65% väiksemad kui tarbimine. Ja me näeme selle sõja lõpu algust. Ma tõesti tunnen nii. Näeme ma arvan, et üks hävitaja hävitati lennuvälja. Torment. Jah, ma mäletan seda. See on siis õhurünnak droonide juhtimispunktile. Nii et meil on selline suur plahvatus ja seejärel tehakse lahingukahjude hindamine. Nii et Ukraina hävituslennuk heitis sellele sihtmärgile juhitava pommi. Ma ei tea täpselt, kus see on, aga ma arvan, et vasakul pool fotol on kanal. Tead, see, et Ukraina õhurünnak toimus, ütleb palju kohaliku õhu ülekaalu või domineerimise kohta nulljoone kohal. 4 aastat tagasi oli Venemaal õhu ülekaal kõikjal. Nüüd vahetavad mõlemad pooled kohalikku õhu ülekaalu. Ja üldiselt hoitakse neid juhitavaid pomme juhtimispunktide ja droonide juhtimiskeskuste jaoks. Ja teate, kui te teate küll, kui te oleksite selles hoones varju otsinud. Teate küll, me võiksime leida šoki võib-olla, aga see oligi kogu selle rünnaku eesmärk. See on liuhpomm hävitajalt. Ja ma arvan, et antud juhul on see tõenäoliselt, tead, neid kutsutakse liugpommideks. See tuli nii kiiresti. Ma arvan, et me näeme pigem Prantsuse ASM Hammer-pommi või mingid GBU-d. Tead, mida varem kutsuti J-Damiks. Sellel on minimaalsed juhtpinnad, aga seda saab juhtida. Paljudel juhtudel Vene liukpommid, need meenutavad seda, mida nimetatakse J-Dam ER-iks. Nii et Vene liukpommid avavad tiivad ja liiguvad tegelikult üsna kiiresti, aga sa võid neid siiski näha. See on midagi GBU või Hammeri sarnast. Nad liiguvad tegelikult liiga kiiresti, et neid näha. Mõnikord võid neid kuulda, aga kui sa neid kuuled, siis on suur tõenäosus, et sina oled sihtmärk. Nii et see ei ole tegelikult hea asi, mida kuulda. Olgu. Siin on midagi, millega mul on üsna palju kogemusi tule alla jäämisega. Nimelt Grad 21. Minu ajal nimetati seda Katjušaks, mis oli teise maailmasõja aegne nimi. Ja kui soovite seda osa edasi vaadata, saate seda teha liikmeks astudes. Minu nimi on Sam ja kohtume järgmises videos.